Tere! Täna oleme Kigu TV-ga Tartu noorte osaluskohvikus, mis toimub Elleri muusikakoolis, Tubina saalis. Seekordne üritus on juba 6. Tegemist on kaasava üritusega, kus noored ja vanad arutlevad üheskoos. Kokku arutletakse 9 teema üle, millest 4 on siis üleriigilised. Kooseluseadus, mis on saanud e-riigist, kas kool saab olla huvitav ja mis saab pärast kooli lõpetamist. Kus poliitikute ja muude asjaajatega on siin umbes 150 inimest. Õpilasi on üle 100. Osaluskohviku avasid maavanem Reno Laidre ja õpilasliidu president Toomas Laigu. Paar sõna tänase maratoni sissejuhatuseks. Milleks me käime koos ja vahetame mõtteid? Selleks, et ühiselt kujundada tulevikku, et unistada, milline peaks olema Eesti aastal 2030, kelle meelest jõuline tiiger, kelle meelest pehme lapsitraid. Aga missugune võiks olla Tartumaa selles tuleviku Eestis? Kas siin maanduvad lennukid ja toimuvad rahvusvahelised konverentsid või saab meist Talsingi toiduturg? 4 arutelu teemat olid üleriigilised. Ülejäänud mõtles välja maakonna korraldusmeeskond. Esimene teema oli kooseluseadus, mis see meie jaoks tähendab. Külaline oli Kelly Krostal Inimõiguste Keskusest. Teise teemana arutleti Tiigrite talveune üle, ehk mis sai e-riigist. Külalised olid E-riigi Akadeemia kohalike omavalitsuste programmijuht Kristina Reinsalu ja e-demokraatia programmijuht Liia Hänni. 3. teemana räägiti, mis saab edasi, kui kool lõpetatakse. Külalisteks olid Julia Prost, Ragnar Linde ja Merja Teever. 4. teema arutles, kas kool saab olla huvitav. Külalisena esines programmi Huvitav kool koordinaator Pille Liblik. Tere! Tervist! Kas te olete sellisel üritusel varem osalenud? Jaa, ma olen tegelikult sellisel osaluskohviku üritusel osalenud ja ma olen käinud sellel Tallinnas mõned aastad tagasi. Mis teemast te arutlesite? Täna me arutlesime kooseluseadusest ja ma valisin selle laudkonna mitmel põhjusel. Esiteks olen ma ise kooseluseaduse eelnõu algatajate hulgas, ma olen selle poolt hääletanud ja mind väga huvitas, kuidas moodi noored sellest seadusest aru saavad, kas nad on selle poolt või vastu, mis just on nende hoiakud ja see oli ka väga arvukas laudkond. Sinna oli palju huvilisi ennast kirja pannud, nii et see oli üks väga põnev kogemus ja see, mis ma kuulsin, oli väga õpetlik. Millised ideed tulid selle arutluse käigus välja? Selgus tõsiasi, et noorem põlvkond on tolerantsem selle ja sallivam selle kooseluseaduse suhtes arvatavasti kui minu põlvkond. Vaadatakse avaramalt maailma ja kui arutati selle üle, miks pärast oli nii palju negatiivset meedias ja ütleme mingid meeleavaldused, et siis võib-olla seaduse tegijad ei osanud piisavalt hästi rääkida positiivsest poolest, piisavalt hästi selgitada eelnevalt ja et tegelikult inimesed ka, kes kritiseerisid, ei olnud lugenud seda seadust, et kritiseeriti selliseid asju, millest seaduses juttugi ei olnud. Nii et see oli niisugune kokkuvõte noorte inimeste poolt, et oleks pidanud paremini seda sisu selgitama. Mis on teie seisukoht sellest kooseluseadusest? Mina olen selle kooseluseaduse poolt hääletanud. Ma leian, et see on õige samm. Mul on hea meel, et küll väga napi häälteenamusega ka siiski sai see vastu võetud. Ja ma ootan pikisilmi järgmist aastat, millal me hakkame seda seaduse rakendussätteid vastu võtma ja täiendama, et see saaks jõustuda tõepoolest 2016. aasta 1. jaanuaril. Aitäh teile! Aitäh! Tere! Tervist! Kuidas on praegu üritus läinud? Praegu on läinud suurepäraselt, võiks öelda, et tundub, et inimestele valdavalt meeldib, hommik on ka veel, et inimesed on suhteliselt värsked ja selles mõttes igati plaanipäraselt ja isegi paremini võiks öelda.
aga mis on päevajuhtimise rasked küljed ja ülesanded? Noh, kas just midagi nii rasket siin on, aga võib-olla mida ma näeksin enda kõige tähtsama funktsioonina siin, kuna minul tegelikult sellist kandvat rolli ei ole, et mingi sisulist rolli mul ei ole. Minu ülesanne on nendel vahepaladel anda edasi sellist emotsiooni, et ma ütleks, et minu selline kõige raskem ja kõige tähtsam ülesanne on anda osalejatele edasi seda positiivset emotsiooni, mis on meie eesmärk, mis on Tartumaa noortekogu ja selle osaluskohviku eesmärk ka anda edasi Tartumaa noortele ja kõigile teistele, kes on kohale tulnud. Aga tänan küsimustele vastamast. Oli meeldiv. Mis teemad teile kõige rohkem meeldisid? Kas kool saab olla huvitav? Sama. Mulle meeldis väga see viimane teema, seal me arutasime Venemaa ja Euroopa suhteid ning kas tuleks keelustada alkoholi reklaamimine televisioonis ja üldse. Meeldis kõige rohkem see teema, mis rääkis sellest, mis on Eestis ja Tartumaal meil hästi. Kõige rohkem meeldis huvitava kooli teema. Mul oli ka sama huvitav koolipäev. Praegu osalesin meedia teemal ja tegelikult viimane teema oli, mis on Eestis hästi ja mis on Tartumaal hästi ja milline on Eesti 2030. Kas tulid mingid huvitavad ideed ka välja seal? Tuli küll. Nagu näiteks? Et miksida 2 tundi kokku ja et kool saab huvitav siis olla, kui õpetajad, õpilased saavad omavahel hästi läbi. Kindlasti tuli, et mul on kohe big power, et kus on kõik kirjas, et ideid oli palju. Lähme oma kooli ja teeme ära kohe need ideed. Jaa, tegelikult selle esimeses meedia teemast tuli hästi huvitav idee välja, et kuidas peaks rohkem noortega suhtlema, kui noori puudutav teema, et kas või see Viljandi tragöödia, mis oli, tegelikult noored ise seal sõna ei võtta, mitte isegi need noored, kes seal osalesid, vaid teised noored, mida nad arvavad. Et kui palju peaks üldse kaasa olema, kui palju peaks midagi mida peaks edasi tegema sellega seoses. Ja tegelikult on natuke seda ka, et kui uudistes liiga palju nagu kajastada sellist negatiivset energiat, negatiivset teemat, nagu see oli nädalate pikkune juba nädal vähemalt, et siis see tegelikult mõjutab väga palju noori ka võib-olla olema ise natuke sellised negatiivse maiguga, et pigem nagu rääkida headest lugudest ja headest õppetundidest mõtetest. Mis on teie arvates selle ürituse olulisus? Et koolis oleks parem olla ja sa saaksid teada laiemalt Eesti riiki. No mina tulin siia mõttega, et koolile paar uut sündmust teha või uusi ideid pakkuda. Ma arvan, et see olulisus puutub selles, et noored saavad rääkida nagu tähtsamate tegelastega nagu linnakogust ja vallamõlemaid on siin täitsa palju ja riigikogust ja nii edasi ja saavad anda edasi otse oma arvamust juhtivatele inimestele. Üleüldine olulisus on see, et ühe maakonna ja linna noored saavad kokku ja selle tulemusel peaks tekkima mingisugune nimekiri siis nendest asjadest, mis on noorte jaoks on siin maakonnas kõige olulisemad. Ma arvan, see olulis ongi see, et noored saavad ennast avada, saavad oma mõtted jagada ja saavad tegelikult kaasa rääkida neile siis olulistes teemades. Ja samamoodi tegelikult on väärtus see, et nad saavad olla koos mingisuguse otsustajaga, koos huvijuhtidega, koos mõne olulise spetsialistiga ja nad saavad koos rääkida ja koos arutada, et see on see oluline, et noor tunneks, et tema arvamusel on kaalu. Et ma arvan, see on kõige olulisem selle sündmuse puhul. Kas kõik on plaanipäraselt läinud? Ei ole. Igasuguseid üllatusi tuli ette ja tegelikult me võrdleme hästi suure tänu nendele toredatele ettevõtetele või organisatsioonidele, kes meile viimasel hetkel appi tulid. Ma lihtsalt main Tartu Uus Teater, kellele me helisime, tere, et teate, meil tuli osalejaid nii palju, meil ei ole toole enam. Ega teil ei oleks klapptoole. Ja siis, et joo, et ikka on. Mis on kõigidest teemadest kõige lemmikum olnud teile? See on see klassikaline väide, et ei oskagi nagu ühtegi valida. See selles mõttes peab hästi paika, et eks iga üritus on oma korraldaja nägu, mis tähendab seda, et ka teemade valik on ka minu kui ühe korraldaja nägu. Et kui ma oleksin olnud osaleja, siis ma võib-olla oleksin tahtnud minna eesti keele teema, ehk siis händlige ära, eesti keel peabki arenema. Muusikateema, võib-olla see oli väga dramaatiliselt esitatud, et elukutseline muusik võrdub lapsepõlve arutu pikendamine. Et ma oleksin tahtnud teada, et mida noored seal räägivad, et kas nad pööravad selle ümber, et kuidas kõige lihtsamatele miks küsimustele, mis ongi väga loogiline, et kuidas see noor inimene seda ikkagi siis tegelikult põhjendab. Tegelikult praegu
kerjavad need teemad niimoodi järjest läbi ja siis ma ütlen, tegelikult oleks tahtnud sinna minna. Tegelikult sinna ka, oi, seal on õudselt äge külaline. Oi, seal on hästi tubli lauajuht ja see on see tubi ja oi, see on ka tegelikult hästi hea. Et see tõesti mõnes mõttes on see, et tegelikult tahaks kõikidesse minna. Aga mida te proovisite selle üritusega kõige rohkem saavutada? Nagu ma ütlesin, siis mina ei ole varem osaluskohvikul käinud. Aga ma käisin paar aastat tagasi sellisel üritusel nagu Metsaülikool, mis on tegelikult formaadilt natuke teistsugune, aga mina kui tavaline inimene nägin seal 5 päeva, kuidas tavalised tähtsad, olulised inimesed arutlevad oma vahel ja ma sain olla nende kõrval. Kas siis kuulata või kaasa rääkida. Toona ma eriti kaasa rääkida ei tahtnud, sest ma olin nii valgustatud sellest kõigest ja see oli nii põnev, kuidas tõesti mina tavalise inimese ei olnud näinud neid varem. Ja ei olnud kuulnud neid arutlemas ja ma loen seda siiamaani üheks ägedamaks võib-olla lausa kogemuseks mul oma elus. Ja võib-olla see oli see miski, mida võib-olla mina ka isiklikult tahtsin siia tuua. Tegelikult selle aasta Tartumaa osaluskohvik on mõneti debüütlik, sest varem on olnud alati see poliitika või aktiivsuse mõiste selline kuidagi kitsas. Aga meie siis seekord esimest korda kõikide osaluskohvikute ajaloos tõime sisse mõned nii nimetatud kultuuriteemad. Meil on siin eesti keele teema, meil on elukutselise muusika teema, me tõime meediateema sisse. Nii et võib-olla see on see, mis meid eristab sellest nendest teistest osaluskohvikutest. Ja võib-olla sellised väiksemad asjad, et näiteks sponsorite või toetajate leidmisel me ikkagi püüdsime Tartumaa ettevõtteid niimoodi, et kes oleks niimoodi tore, et meil ongi kõik meie tänased inimesed, keda me täname, saavad siis murulaugupotikese või mingid sellised asjad, mis on siis Grünefeld, et oleks selline oma ja ehe, aga samas võib-olla natuke teise nurga alt. Aga aitäh küsimustele vastamast! Aitäh! Pikk päev on lõpuks läbi. Nii osalejad kui ka meie Kigu TV said palju uusi kogemusi ja ideid. Loodame, et järgmine aasta toimub uuesti.